messil on stende palju, üks ettevõte müüb ühte asja, teine ettevõte müüb teist asja. Leidsin üles ühe stendi, kus tegelikkuses ei müüda mitte midagi, vaid tehakse teadust. See on Eesti Maaülikooli väljapanek. Eesti Maaülikool on iga päev väljas erinevate teemadega, nii et kes messil käis, siis sattus ühel päeval võib-olla ühele teemale, teisel päeval teisele teemale peale. Teemad on põnevad, täna on siin väljas kimalased, on väljas toiduainete tööstuse teaduse töö ja ühe asjana on aquafonika ehk siis vesiviljelus. Mind huvitab see teema natuke lähemalt, räägime mõne sõnaga sellest. Vesiviljelus tähendab kultuuride kasvatamist siis veesüsteemides, vee ärarakendamist meile kasulike lahenduste leidmisel. Aquaponika iseenesest on põimimine siis kalade kasvatamise ja taime kasvatamise ühte süsteemsesse lahendusse. Aquaponika on kasulik, ta on üks hea näide ringbiomajanduse toimimisest. Siin me kasutame ühe vee ära, ühe soojuse ära, ühe pumpamise ära juba selleks, et saada sellest energiakulust mitu erinevat toodet. Me saame sellest maitsva turvalise kala, me saame sellest mingisuguseid juurvilju, köögivilju, antud juhul näites on siin herned, näites on meil siin ka Euroopa saga, mis muidu tavaliselt on punase raamatukala, aga vesiviljelus võimaldab siis sellist head toodet reaalselt kasvatada ja ka rahvale pakkuda. Aquaponika on soojas kliimas hästi levinud lahendus. Ta on juba täna mõnevõrra vana, aga kui vaadata seda lahendust, mis Eestisse sobib meie kliimavöötmesse, siis me vajame energiat, head isolatsiooni, soojade tingimuste säilitamiseks. Ta sobiks mõneti just selle samase koostootmise poole pealt eelisesse, kus me saame kasvatada kala, taime. Samas me saame aga kasutada ka teda rekreatiivsel moel, kus kasvatame mõne elukala ja kasvatame näiteks vertikaal taimekasvatusena ka maasikaid. Et minnes näiteks kuhugi hotelli, püüab see pilgu, paneb su mõnusasti lõõgastama, mõtled, et ma minutikese puhkan ja ühteki peale tundi oled avastanud, et päris põnev saade oli seda akvaariumit vaadata. No, ma ise olen ka väikest viisi kalandushuviline ja näha siin messi stendis elusat säga oli minu jaoks väga vahva üllatus. Ühtlasi ma sain siin targemate spetsialistide käest väga palju selle kala kohta teada. Kui me räägime tänasest loost, siis vesiviljelus, mitme ressursi koos kasvatamine, väga lahe teema. Selliseid asju tehakse ülikoolides, õpitakse, arendatakse selleks, et meie kõigi elu hiljem rikastada, nii et kõik, kes vähegi huvituvad teadusest, siis soovitan minge ülikooli, antud võtmes siis minge Maaülikooli.